Tšau sõbrad! Meie oleme nüüd Portugalis, meil on täna reede 25. mai. Me oleme jõudnud omadega juba sellisesse linna nagu Tavira, aga näitame, kuidas me siia saime. Ma alustaks sellest, et eile vastas meie väljakutsele meie käopesa, kelle videolink on all descriptionis ja video oli väga-väga äge. Meile väga-väga meeldis. Ja vastuseks nii palju, et kubu kasutamine ei olnud lubatud ja küüslaugu press meil on olemas. Aitäh! Me saime veel vahepeal ülitoreda üllatuse. Nimelt elab üks Eesti YouTuber ka Marbellas, seal meie kandis ja nad üllatasid meid. Tema video on ka tegelikult all descriptionis, et minge vaadake kindlasti tema seda üllatuse videot ka. Aga siis viimane päev enne starti me kutsusime nad omale külla, tegime väikse pikniku ja siin on siis need kaadrid sellest, kuidas see välja nägi. Tšau sõbrad! Sorry for the messy hair. Aga täna on 22 ja see tähendab, et Teeral on sünnipäev ja ta läks praegu välja vett tooma. Ja me leppisime kokku, et me ei tee üksteisele kingitusi ja siis ma ostsin talle lihtsalt selection of chocolate. Nii et ta kohe peaks tulema. Palju õnne! Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne kallis Eero, palju õnne sulle. Sul veab, et Aleksander magab, sest see on sinu isiklik chocolate stash tee peale, mida mitte keegi teine puudutab. Kus küna? Pole. Mis sa arvad, kellel sünnipäev täna on? Eteril. Ei ole. Emel. Ei ole. Isil. Ja. Jäi! Jei! Palju õnne sulle, Tuju. Jei! Hello! Tere, minu ema ette. Ja ema nägu tunneks ka juba sest videost oleme näinud. Meie viimane õhtu enne äratulekut oli meil plaanis ka veel lisaks sellele eelnevalt toimunud rannaüritusele ka üks selline piduline ametlikum ärasaatmine. Ma arvasin, et jälle tuleb mingisugune ägedam mingisugune kokteili kokkulöömine, aga sellest sai järjekordne Marianne pisarapidu. Mulle kingiti siis 8 aastat vana väga ägeda ajalooga longboard, mis on siis Manchise omaniku enda isiklik longboard ja ma ei tea, see õhtu oli lihtsalt imeline. Don't forget us, okay? Don't ever fucking forget us. You have to write Manchis on it. Take a marker and put all the names. Yeah, we can do that. Yeah, we have permanent markers. Yeah, like, enne seda, kui me alustame teed kodu poole, võtsime hoopis suuna lõuna poole.
sest me tahtsime sõita Mandri-Euroopa kõige lõunapoolsemasse punkti, mis oli siis meie tagasireisi selline ametlik ja pidulik algus. Ja esimesena siis viis meie tee Gibraltarile, kus me oleme ka varem käinud. Et Gibraltaril me täiendasime oma varusid maksuparadiisis. Saime uue pereliikme. Meil on nüüd 2 lemmikurlast, me peame valima kumb nagu lemmikur. Yeah. You bring me comfort to my soul. You bring me comfort to my soul. Me oleme Gibraltaris! You bring me comfort to my soul. You bring me comfort to my Me leidsime 1,80 ja 2,20. Kõige imelisemad maitsed, aga siin ei ole koola. Saab hakkama. Terve selle portsu eest maksime 27 eurot ainult. Nii et kui vastab tõele see, et Eestis see tubaks nii kallis on, siis me tegime praegu hea ostu, ma arvan. Alati ei ole kuldsed liivarannad ja helesinine ookean. Aga on Gibraltar. Gibraltari parkla. Aleksander. Aga nüüd lähme liivarannale. Pärast Gibraltarit ootas meid siis kõige lõunapoolsem punkt, milleks oli Tarifa, kus me oleme varem ka käinud ja jäänud liivatormi kätte, mis ei olnud üldse äge. Ja me käisime ka ainult seda kõige lõunapoolsemat punkti, kus oli lihtsalt tuul, kõva tuul. Väiksed poisid panevad kaardid kodarate vahel. Ja teevad wannabe MX-i. Ja seekord me siis läksime ja liitusime teiste vanliferitega ranna ääres, mis oli nii äge, kus selline olemine ja vibe ja selline kõik oli väga-väga kihvt. Nagu... Kahjuks ilm ei soosinud meie olemist seal, et võib-olla oleks muidu isegi jäänud 1 päevaks kauemaks. Ja kuigi me läksime sinna kohe, üritasime vett katsuda, saime lainetega üle pea ja ujusime. Ehk siis kõik kohad on kõige ägedamad, ma arvan, päikeseloengul, nii et tasub minna. Tead asi, et meil on vaja osta tee peale toitu, umbes kuu jagu. Nii et me nüüd lähme seda siin Tarifal Mercadonasse tegema, sest see on vaieldamatult üle terve Euroopa kõige odavam pood, kus me oleme ever käinud. Vanem oleks varguse eest kinni peetud. Kus ta pani selle? Kotti! Sulle sinna või? Jaa, ja me tulime välja juba, ta räägib, anna mulle muna. Ma küsin, mis muna? Ma panin kotti sulle. Minu meelest jumalast ostsime kuutoidu, aga Eero ütleb kogu aeg, et see on mingi... See on nädal. Nii, me oleme siia ära mahutanud nüüd 2 plokki, pudrud ja kõik kuivained. Kindermuna. Kindermune? Jah. Palun? Tee lahti, palun. Meri jälle tormus, me jõudsime eile nii õigel ajal siia, et täiesti ulme. Kuuleme. No mine. Äge osa on see, et meie väljakutsete rada või rida või asi ei lõppe üldse siin. Käopesu sai väga-väga hästi hakkama. Vaatame, kuidas läheb edasi. Ja meie järgmisteks kannatajateks on Joel ja Liina. Nii et vaatame, kuidas saavad nemad hakkama. Soovime edu! Soovime edu ja veidi
veidi ebaõnnestumisi ka, et näha, kuidas päriselt vanlife toimib. Ja muideks meie hooandja kampaania on juba peaaegu pool summast on täitunud, mis on täiesti uskumatu ja me oleme ülimalt tänulikud, mis näitab seda, et see film saab nagu väga suure tõenäosusega tehtud. Nii et meie ülimalt tänud teile kõigile, kes te olete toetanud ja kes veel ei ole jõudnud toetada, iga euro on abiks, aidake meil see teoks teha ja teile näidata, mida see endast kujutab. Aga meie kõige suuremad tänud kõikidele, kes on toetanud siiamaani, keda on nii palju. Nii et nii äge. Aga meie näeme juba siis Portugalis või? Me näeme Portugalis.